Nii et elame siin Eesti koondisele kaasa ja loodame, et suudame sellele Rahvuste Liiga turniirile siin eduka punkti panna. Poolkaitsjate duell lõpeb hetkel bulgaarlane võiduga. Hästi liigub nüüd pall bulgaarlastel ja on siin võimalus tekkimas. Senderdus tuleb värava esisele ja jäi, kus seal nüüd mitu mängijat kukuvad, kohtunik õnneks ei vilista. Salei hästi teeb nüüd vastase ära, leiab ka Senderduse koha ja pall jääb sinna Lillemäele. Lillemäel on nüüd löögikoht olemas, aga jõuavad sinna kas 4 punast särki jaole veel Lillemäe ja napilt mööda. Saulus, saame taas rünnakule minna. Üsna palju punaseid särke on ka tagasi, aga seal on ka neid siniseid. Täitsa oma jagu. Saulus. Ja sööt nüüd Saleile, kas Salei suluseisu suutis vältjale, lipp jääb alla, lööb ka peale Salei, aga saame nüüd siin selle survet jätkata. Purgats. Kala. No läks natuke värava peale ootamatult ja see ei ole lihtne ülesanne, eriti kui see pall sinna värava peale peaks tulema. Ta ka tuleb sealt ka jätk, meie õnneks väravast üle, aga seal julgelt oma kastis just viimase kaitsena võtab vastas ette ja triblamine on võib-olla palju öeldud, Palts nüüd eksib paasti sööduga ja siin on võimalus vastastel lüüa, Käpa saab nüüd tõrje tehtud ja aga vastased said siis tänu sellele päris hea võimaluse, aga siin äkki suudame nüüd ise ära kasutada vastaste lohakuse, kukub siin nüüd Saulus ja kohtunik vilistab ja punane kaart on taskust väljas, Bulgaaria jääb 10-kesi ja Eesti koondis saab väga-väga heast kohast. Ja jätkumas on ka juba teine pool, sellepärast et see sai siin ootamatult alguse ja kas saab väga ilusa alguse meie jaoks. Võimalus siin Saulusel! Ei tule ja siin on ka tundus kohtuniku vile kõlanud enne tugevama intensiivsusega karastust. Palts lööb otse peale ja Karakoleva ei ole siin erilise kindlusega seni silma paistnud. Kala tagasi. Sealt tuleb Senderdus ja on kirpu seal olemas, aga kirpu peapuude ei ole nüüd selline, mida Palts. Kala teeb ääre peal teravaid liigutusi ja mitte Kostadinova, vaid Karakoleva. Lillemäe. Vasaku jalaga saab Senderduse teele saata ja ootamatult jõuabki see justkui Palts lööb kaugelt ja palli sealt andma. Vaatame, seal on Villipuu, Saulus, seal on Räämet, seal on Purgats ja tuleb pall ohtlikult, oi kui ohtlikult sinna värava esisele. Tuleb päris ohtlik pall ja tuleb siit ka pealelöök ja ohtlik pealelöök, liiga ohtlik pealelöök siin. Meie maitsele Käpa peab tõsiselt sekkuma ja siin võib veel api vaja minna. Aga õnneks see pealelöök nüüd läheb väravast selgelt mööda. Ei olnud siin palju puudu, et oleks Bulgaaria hoopis selle kogu meie mängupildi ja meie peo peale juhtima läinud, aga siin on nüüd võimalus tekkimas ka Eestil, Teern on seal olukorras olemas. Lahtine pall oleks pidanud olema siin Purgatsi saak, aga natuke pehmelt läks sinna olukorda ja jäigi pallist ilma, aga Räämet kontrollib hästi. Võigas kontrollib, siiski Käpa kuidagi ootas ja vaatas justkui, aga saame nüüd siit palli männiste, leiab nüüd väga hea sööduga Teernil, see peab olema ja on ka, nii kaua tuli oodata, aga vahetult enne 90 minuti täistiksumist lööb Kristina Teer lõpuks Eesti koondise juhtima. 1-0 ja see ei ole mitte midagi rohkem, kui me oleme väärinud sellest mängust täna. Näeme väga hästi, nüüd jäeti tõesti Teern täiesti valveta sinna kaitseliini juurde, kaitseliini külje peale sisuliselt ära tappa positiivses mõttes. Ei tohi lasta Bulgaarial siin mingisugust initsiatiivi veel võtta.
kuigi mine tea, mis siin kõik veel saada võib. Repkin ei saa seda palli puhtaks, Merisalu tuleb ka appi. Ja penalti Bulgaariale sai olnud ju ometi viga, seal ei olnud ju ometi viga. No ei tundu. Lööb, kes lööb, meil on oluline, et nüüd Käpa säraks. Ja Käpa särabki! Võtab selle penalti ära 4. üleminutil. Ei saa. Midagi siin nüüd küsitakse. Mängitakse lühidalt lahti, tõste veel kasti. Uuesti Käpa rusikatega vahel tõrjub selle palli kaugele. Annab võib-olla natukene armu bulgaarlannadele. Veel üks pikk pall kasti, aga see ei ole isegi Käpasaak, vaid lihtsalt läheb väravast mööda ja ongi lõpuvile kõlanud. Bulgaaria 0, Eesti 1, raskelt tuli, magusalt tuli seda lõppu arvestades, aga peaasi, et tuli, Eesti lõpetab selle rahvuste liiga tsükli võidukalt.